Meil tänatud. Siis võime volikogu istungiga alustada. Kas kõik on nüüd kohaloleku kontrolli teinud, ma saan aru ennast registreerinud? Pilti ei ole tervis on olnud, oli see kõik pakkunud. Oodake üks hetk, palun veel. No nii, küsin uuesti üle, kas on kuulda? Mina kuulen. Selge. Mina kuulen ka. Siis on korras. Ma olen kuulda. Vabandust viivituse pärast, aga lõpuks vist saime jaole. Nii. Väga pahasti palgast maha. Jaa, just täpselt. Asume siis päevakorra juurde. Päevakord on kõikidele saadikutes on päevakorra osas kommentaare. Tundub, et ei ole. Palun siis hääletada päevakorra kinnitamise poolt vastu või jääb erapooletuks. Väino, oled sina kuuldel? Nii, tundub, et enamus, kes siin on olemas, on saanud hääletada. Sulgeme siis hääletuse. Päevakorra hääletamine siis lõppes tulemusega poolt 14, vastu erapooletuid ei ole, hääletame ehkis 1, kes on päevakord vastu võetud. Ja läheme esimese päevakorra punkti juurde, milleks on siis hoonestusõiguse lõpetamine kokkuleppel. Käib siis teema, puudutab siis Kallaste silti. Ja meil on kaks ettekandjat, peaettekandja vallasekretär Kai Tuul ja kaasettekandjaks on siis riigi laevastikust laevastiku planeerimisüksuse juht Toomas Kasemaa. Aga Kai Tuul siis. Aitäh! Tere kõigile volikogu liikmed. Vallavalitsus on valmistanud siis ette eelnõu, et hoonestusõiguse lõpetamine kokkuleppel, ehk siis eelnõu sisaldabki siis riigi omandis oleval tööstuse täna 9A kinnistul, mis asub Kallaste linnal, seatud hoonestusõiguse lõpetamist, mis siis hoonestusõigus seati 2015. aastal. Ja selles hoonestusõiguse alal siis asubki laevaremondislipp. Vallavalitsus lähtus eelnõu koostamisel sellest asjaolust, et läbirääkimiste riigi laevastikuga, et nende ettepanekul ongi olukord suunenud, kus seda slippi kasutati sisuliselt ainult riigi laevastik. Enne seda vajasid seda slippi ka Tartu maavalitsuse parvlaev Koidula, uurimis
laev Linnuroog Keskkonnaametist ja ka teised uurimislaevad. Tänaseks on see olukord muutunud ja kui ühistranspordi seaduse järgi on kohaliku omavalitsuse korraldus aidata kaasa ühistranspordi korraldamisele, siis täna on selline olukord, et sisuliselt parvlaev Koidula teenindab Tartu valla 2 sadama vahelist ala, kuid selle laeva nagu tehniliselt poolest on see slipp-port vajalik. Ja täna siis ongi olukord, kus ei ole mõttekas vallal kulutusi teha edasi selle slippi hooldamise peale ja vallavalitsus on teinud siis volikogule ettepaneku selle otsuse eelnõu, mis on siis ka kooskõlastatud riigivara nõuniku ka Ülle Otissepaga eelnõu juriidilises mõttes ja vastavalt siis asjaõigusseadusele paragrahv 244 ja ka sõlmitud hoonestusõiguse lepingule saab siis hoonestusõigus lõpetada poolte kokkuleppel ja volikogu otsus sisaldab siis neid tingimusi, ehk siis teeme siis Eesti Vabariigile ettepaneku lõpetada siis hoonestusõigus ja need tingimused on siis loetletud üles siis meie selle otsuse eelnõus, et seda te näete. Ja see on selline lühidalt kõik, aga ma annangi sõna edasi siis Toomasele, et ta räägib nagu riigilaevastiku seisukohast ja pooleliselt seda vajadust, et selle hoonestusõiguse lõpetada. Jah, et palun siis Toomas Kasin. Austatud volikogu esimees, austatud volikogu vallavanem, et riigilaevastik on siis tõesti väga uus üksus, moodustatud eelmise aasta 1. juulist ja selle riigilaevastiku moodustamisega liideti siis omavahel sellised parvlaevad, väikeparvlaevad, mis väikesaari teenindasid, nende hulgas ka Koidula, samuti siis piirivalve ja politsei ja piirivalveameti laevad, Keskkonnaameti laevad, Päästeameti laevad ja ka Transpordiameti laevad. Ehk siis kõik see on nüüd riigilaevastiku hallata ja me vaatame siis selliseid juba siis kogu kontekstis kõiki siis ülesandeid. Ma saan aru, et Tartu maavalitsus on olnud siin varasemalt ilmselt sundseisus, et kui nad said parvlaeva, siis nad pidid ka sellele slipi tagama, et hooldused teha ja seetõttu ta siis koostöös vallaga siia ka sai. Et see slip ei kao kindlasti mitte kusagile, see teenused, mis seal pakutakse, ei kao ka mitte kusagile. Et kui kellelgi on vaja seda kasutada, siis riigilaevastik seda ka võimaldab. Nii et riigilaevastik on jah selline siis Keskkonnaministeeriumi hallatav riigiasutus, kellel on ka õigus siis ise teenuseid müüa, et juhul kui kellelgi vaja on. Samuti siis me tagame siin juures selle, et see järgmine punkt on küll selle siis sadama maaüksuse ülevõtmine, et need kalurid, kes seal on ja samamoodi siis ka järvepääste, et ka see toimub samamoodi edasi. Me ilmselt peame seda sadamat, seda ujuvkaitset ilmselt tuleviku vaates nagu ära võtma ja tekitame siis 2 küljele kaid, mida saab kasutada sellel slipil, et slip oleks paremini kasutatav ja need laevad oleksid samamoodi paremini siin ära pandud. Ja kui rääkida nendest ülesannetest, et veel peal siis slipi kasutuse, siis on meil ka päris palju poisid ja toodreid nii Peipsi järvel kui ka Lämmijärvel ja meil on vaja nad kusagilt siis logistiliselt viia järve äärde. Meie peamine baas on Tartus ja Tallinnas Sundi peal ja nende poide hooldused käivad seal, aga kusagilt siis tavaliselt sadamate kaudu me viime nad järvede peale. Siiamaani siin Peipsil oleme rohkem kasutanud Mustvee sadamat, tulevikus ilmselt osa asju ladustame ka siin ja kasutame siis Kallaste sadamat nende värkide väljapanekuks. Nii et sellise on üldiselt lühidalt see tagamaa, miks seda riigilaevastikul vaja on tulevikus, ehk siis seesama ajalooline ülesanne, see parvlaeva toppimine ja siis vaatame neid asju, need ülesandeid juurde, mida me siin teeme. Aitäh! Head volikogu liikmed, kas on küsimusi? Repliike, kommentaare, kõik vaesed ka ei tehtus, mis on tundub, et küsimusi ei ole. Ei oska küsida lihtsalt.
tahaks olla nagu veendunud, et kui edaspidi mingeid laevu tuleb ja seal, kes seda teenust vajavad, et ikkagi nendel see teenuse hind selline on, et see ka jõukohane on, et ega seda me ju täna ei tea. Selles mõttes, et meie hinnakiri teiste laevade osas, siis see on ka siis meil kliimaministri poolt kinnitatud, ta on kättesaadav Riigi Teatajas, et need hinnad ei ole midagi väga kõrget, et anname nii ametiabi kui ka siis teistele siis eraõiguslikele isikutele siis näiteks laevu kasutada. Tulevikus lihtsalt me peame ka slippi hinnakirja tegema, aga me ei tee midagi väga kõrget kindlasti. Me võime seda ennem ka kohaliku omavalitsusega kooskõlastada ja ilmselt me kooskõlastame nii või teisiti. Aitäh! Kas on veel küsimusi või kommentaare? Ei ole. Palun siis hääletada, kes on otsuse vastuvõtmise poolt, selle vastu või jääb erapooletuks. Minut sai täis, Väino, oled sa kuulda, oled sa hääletamas? Kuulda ei ole. On siis hääletuse kinni. Ja vaatame nüüd tulemust. Nii, hääletus on lõppenud tulemusega poolt 14, vastu erapooletuid ei ole ja üks siis Väino on siis jätnud hääletamata, kui ei ole siis siin hetkel levis nii-öelda. Seega otsus vastu võetud. Nii, liigume edasi päevakorras. Teine päevakorrapunkt, tööstuse tänab 3A kinnisasja tasuta võõrandamine Eesti Vabariigile. Ettekandjaks maakorraldaja Tõnu Ilves ja kaasettekandjaks siis jällegi Toomas. Ega minu poolt, nagu eelmise otsuse päevakorrapunktis oli juba juttu, tööstuse täna 9A ja selle kõrvale jääb, kui plaanid pealt vaadata, siis 9A oli see punase kala ja 3A on see väiksem ala 7 või 8 ruutmeetri suurune tööstuse täna 3 kinnistu. Ja otsuse aluseks on Kliimaministeeriumi taotlus ja lähtutakse siis sellest, et tööstuse täna 3A on tasuta maareformi käigus 2009 aasta vallale või kohalikule omavalitsusele Kallaste linnale tol ajal antud munitsipaalomandisse. Selle kinnistuga on seotud mitmed lepingud, 4 lepingut selle kasutamiseks. Ja siis ongi eelnõu, et võõrandada tasuta Eesti Vabariigile, keda esindab Kliimaministeerium, Tartu maakonnas Peipsiääre vallas Kallaste linnas asuv Peipsiääre vallale kuuluv tööstuse tänav 3A kinnisasi, mille pindala on 801 ruutmeetrit ja sihtotstarve 100% tootmismaa. Määrata käesoleva otsuse punkt 1 nimetatud kinnisasja avilikuks väärtuseks 1579 eurot 20 senti, millest 710 eurot on maa maksustamise ja 869 eurot on paadisilla bilansiline maksumus, anda üle tööstuse 3A kinnistuga seotud lepingud IHPIO OÜ, BNP Transit OÜ, Kalasef OÜ ja MTÜ Peipsiääre järvepääste ja siis Peipsiääre vallavalitsusele sõlmida kinnistu võõrandamise võla ja asjaõiguslepingud. Ja siis punkt, et kinnistu võõrandamisega seotud kulud tasub Eesti Vabariik riigi laevastiku kaudu.
nii, aitäh. Nii, palun, kas ma vist juba eelmise sõnavõtu lõpus juba kuulsin selle punkti ka ja kindlasti me jätkame siis neid lepinguid, mis meil üle on. nii, aitäh. Kas on küsimusi, repliike? Ei ole. Palun siis hääletada, kes on otsuse vastuvõtmise poolt, vastu või erapooletu. Lõpetame selle päevakorrapunkti hääletuse ja hääletus on lõppenud tulemusega poolt 14, vastu erapooletuid ei ole ja üks ehk et siis enam vastu hääletamata ja seega on otsus vastu võetud. Igal juhul siis riigi ajastikku ja jõudu toimetamise. arvan, et meil tuleb pikk ja healik koostöö. Järgmisena meil on teie juures mingi hoonestusõigusega. Detailplaneeringu on väga olulised saada. Aga siis vaatame ilmselt täna teid ja... Ei hoia, nii hoia, ei hoia siin kinni. Ja siis juba kohtumisele töös. Väike osa. Aitäh, väga nägemist. Meie aga saame päevakorras edasi liikuda kolmanda päevakorrapunkti juurde, milleks on Liivseere vallavolikogu 29. mai 2019. aasta määruse number 19 avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded muutmine. Ettekandjaks on vallasekretär Kai Tuul. See on siis vastu võetud määrus, mida siis tuleks täiendada vastavalt sellele, et on pakendiseaduse paragrahv 5 lõige 8 ütleb seda, et avalikel üritustel on lubatud kasutada toidu ja joogi serveerimiseks üksnes korduskasutatavaid anumaid ja söögiriistu. See moment, kui see tuleks siis meie avaliku ürituse korraldamise pidamise nõuetesse sisse viia ja sellega siis täiendamegi meie korra paragrahvi 10 punktidega 9 ja 10, milles siis punkt 9 ütleb, et on siis sõnastus, et kasutama toidu ja joogi serveerimiseks üksnes korduskasutavaid anumaid ja söögiliiklus ja punkt 10 siis ütleb, et avalikel üritustel peab eraldi koguma segaolmejäätmed, biovagunevad jäätmed, segapakendijäätmed ja pandipakendid. Ehk siis täiendame nende 2 punktiga olemasolevat korda. Ja see pakendiseaduse paragrahv 5 lõige 8 siis jõustub juba 1. jaanuarist 2024. Aitäh. Nii, kas on küsimusi, kommentaare? Tundub, et ei ole. Seega siis palun hääletada, kes on siis selle määruse muutmise vastu või erapooletu.
käis, hääletus kinni. Nii, hääletus lõppeva tulemusega poolt 13, vastu ei ole ühtegi, erapooletuid on 1 ja 1 on hääletanud, seega otsus vastu võetud. Liigume edasi, järgmine päevakorrapunkt number 4, Peipsiääre vallavalitsuse ametiasutusstruktuuri muutmine ning ettekandjaks vallavanem Tiire Paen. Lugupeetud volikogu, lugupeetud inimesed, kes on teisel pool ekraani, et 24. aprillil võttis volikogu vastu otsuse, et moodustada Peipsiääre valla vaba aja kultuuri vaba aja keskus. Ja seoses sellega muudame siis ametiasutuse Peipsiääre vallavalitsuse struktuuri, kus siis viime struktuurist ära sporditöö spetsialisti, kultuuritöö spetsialisti ja ringijuhid koormusega kõik 1,0 asutusse Peipsiääre valla kultuuri- ja vaba aja keskusesse. Ja palun toetada seda otsust. Aitäh. Nii, head volikogu liikmed, kas on küsimusi, kommentaare? Nii, Väino on küsimus, palun. Tere kõigile. Praegu on vaba keskuse kõik see on, aga nüüd on, ma saan aru, kui õigesti aru on saanud muidugi, et igale poole jäävad endise tüüd olid ja nende nagu need juhid ja vastkooli juhid jäävad alles tööle ja selle alla. Aga nüüd vara pool jääb nagu täitsa nulliks, et meie varasport lõpetab tegevuse ja ei ole kultuurnikud, ei ole spordijuhti ja või kõlakas on kuulda, et ka see noorsootöötaja, noortekeskuses töötaja läheb nagu selle üldjuhiks, selleks administraatoriks nagu kõigi korraldaja. Kas on see nii või ei ole? Kudamoodi see edasi läheb, et ei ole nagu seda tühi kohta seal? Aitäh! Aitäh, Väino, selle küsimuse eest, et meil ongi tekkinud, me oleme loonud uue siis asutuse, allasutuse, kus on need valdkonnad kõik koos ja need valdkonnad töötavad vallaüleselt. Me ei tööta piirkonniti enam ja uus juht, kes nüüd valitakse, valimised käivad, 1. juulil on ka debatt 2 järgneva, kes on siis välja valitud ja järgnevasse vooru pääsenud ja kõik töötajad, kes siis on otsustanud ja vastu võtnud selle kutse, et tulla hallatavasse asutusse tööle, saavad sellest osa võtta ja nad kõik koos moodustavad Peipsiääre valla 3 valdkonna koostöö. Kui nüüd uus juht ja see meeskond, kes sinna nüüd tööle hakkab, leiab, et piirkonniti on vaja inimest, siis tuleb see võtta. Ma olen seda ka eelnevalt öelnud. Ma ei tea, kas ma vastasin su küsimusele. Anna märku, palun. Põhimõtteliselt jah, mingisugune nägemus on olemas, aga muidugi konkreetsust ei ole kindlasti kuskilt. Aga need, kas tuleb või ei ole. Ja ma saan aru, kui õigesti aru olen saanud, siis on need persoonid nagu olemas juba seal kõik igal pool. Välja arvatud väga vara ütleb, kui vajadus tekib tulevikus, et siis läheb ka sinna keegi koha peale, kes koordineerib asja, kui vaja on. Jah, kõik need 3 valdkonda ühes asutuses peavad katma ära kõikide piirkondade vajaduse. Okei, ma vaatan. Mis esmaspäeval on see arutelu ka veel päev? Kui sa mõtled 1. juulit, jah, 1. juuli on see debatt, jah. Okei, aitäh. 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 Nii, kas on veel küsimusi? Liikme jällegi. Tundub, et ei ole. Seega siis palun hääletada. Kes on struktuuri muutmise otsuses poolt vastu ja erapooletuks.
Heino, kas sa Holisesse saad sisse? Ei, ma olen Holises sees, aga mul ei tulnud see pilti ette sealt, noh. Ma ei tea, kus kohta ma töökoht, TRF. Kuule, aga logi äkki sellest Holisest korra välja ja tule uuesti sisse, vaatame. Okei, teeme nii. Proovime niimoodi. Proovi, kas sa nüüd hääletada saad? Korras, väga hea. Seega siis lõppes siis tulemusega poolt 14, vastu 1, erapooletuid ei ole. Seega siis vastu võetud. Nii, ja liigume edasi. Järgmine päevakorrapunkt on siis Peipsiääre valla 2023. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine ja ettekandjaks finantsjuht Silje Koido, palun. Ja tere päevast kõigile volikogu liikmetele, nii siin kohapeal kui ekraani taga, volikogu esimees, kallid kolleegid. Annan siis väikse ülevaate meie 2023. aasta aruandest. Nii, tõin siia siis ühe slaidi peale kõikide meie sihtasutuste, vallavalitsuse, osaühing Genotron 2023. aasta tulemid ja sulgudes on siis võrdluseks 2022. aasta tulem. Kui me neid numbreid vaatame, siis tegelikult 2023. aasta on õnnestunud lõpetada positiivse tulemiga ainult Alatskivi tervisekeskus ja see on ka imepisike 388 eurot. Ülejäänud üksused kõik on paraku lõpetanud oma tegevuse kahjumiga. Eriti võib-olla siit drastiliselt suur on siis vallavalitsuse kahjum, mis on tõusnud ja samamoodi siis ka Peipsiveere hooldusravikeskuse, kui võrreldes eelmise aastaga, siis sellel aastal on ka jõutud kahjumisse. Nüüd, miks need kahjumid sellised on? Et võib-olla hooldusravikeskuse koha pealt ma vaatasin nende aruandest, et on olnud väga suur tööjõukulude kasv aastas. Võrreldes eelmise aastaga on siis kasvanud 245 865 eurot. See on siis tööjõukulud koos maksudega, palgakulu. Lisaks on nad toimetanud ka tubade remontimisel, inventari soetamisel, oma toitlustus ruumide kaasajastamisel. Et järelikult kõik see on tekitanud kulude suurenemise ja seoses sellega on siis ka selline kahjum majandusaastal. Nüüd
teised, Genotron on siin samamoodi stabiilselt iga aasta lõpetab kahjumiga. Nende väide on see, et nad ostsid siis seda hakkepuitu väga kallilt sisse, müüvad nüüd soojusenergiat odavamalt välja. Siis võib-olla Varasport, nende kahjum on kindlasti tekkinud sellest, et nad on kasutanud nüüd oma vana vaba raha jääki. Meie eelmisel aastal valla poolt enam nii suure summaga ei toetanud ja tänu sellele on siis neil ka ülisuur kahjum tegelikult. Ja kui vaadata nüüd siis sisse korraks sinna vallavalitsuse kahjumisse, siis siit ma tooksin välja 3 põhjust. Esiteks on see, et riik muutis siis põhivara soetuse piirmäära ja tõstis selle 1. jaanuarist 2023 10 000 eurole ühe objekti kohta. See tähendas seda, et me viisime vallavalitsuses bilansist välja põhivara alt kokku 798 383 eurot ehk teiste sõnadega 213 514 eurot oli siis jääkväärtus nendel asjadel, mis läks koheselt kuludesse, sellega siis see amortisatsiooni summa võrreldes eelmise aastaga tõusis tunduvalt. Samamoodi on siis intressikulud, et kui võrrelda nüüd 2 aastat, siis näete, et tõus on olnud ikkagi väga suur, et siit on tulnud ka kohe juurde oma 150 000 kahjumit. Ja 3. osa kindlasti on need samad tööjõukulud, et ka vallal tööjõukulud suurenesid 900 000 ulatuses, kuna 2023. aastal tõsteti õpetajate palka 26% ulatuses. Ja tõsteti palka siis ka teistel vallatöötajatel. Nüüd laenud, et see on ikka see teema, mis nagu kõiki huvitab. Et siin on siis nüüd toodud tabel, kus on siis laenujäägid, kapitalirendijäägid ja laenujääg kokku. Nii et 31. detsember oli siis vallal 4,7 miljonit laenu, 4,6 siis laenuna ja 70 000 kapitalirendina. Kapitalirendina on meil praegu 2 objekti, üks on traktor ja teine on üks koolibuss. Neid on meil siis maksta veel 3 aastat, kui me jõuame nendega ühele poole. Kui te vaatate, siis iga aasta meil tuleb siis maksta laenu tagasi kuskil 500 000 euro ulatuses. Kuni 5 aastat ja siis üle 5 aasta kuulub siis tasumisele samamoodi veel siis üle 2 miljoni. Et selle pealt need intressid siis ka kogu aeg kogunevad. Nüüd 2023. aastal võeti siis investeeringute elluviimiseks laenu 770 000. Põhiliselt siis läks Kolkja muuseumi ehitustööde lõpetamiseks kõige suurem summa ja siis ka teiste objektide jaoks. Netavõla koormus on siis vallal praegu 49% selle aasta lõpu seisuga ja eelmisel aastal siis 6 laenulepingut refinantseeriti soodsamatele tingimustele ja see summa on siis 635 100 eurot. Selline põhiasjad, võib-olla soovite midagi veel küsida, aga tean, et tundsite huvi ka reservfondi kasutamise vastu, et reservfondi eraldasime siis teiega eelarvesse 45 000 eurot ja 2024. aastal oleme sealt teinud ainult 2 väljamakset. 3600 eurot on saanud Alatskivi loss,
selleks, et ära tuua Saksamaalt Lüneburgist museaalid Alatskivi lossi ja teine on siis 1224 € ja see on siis Koosa ujumissilla pikendamiseks antud, et oleks turvaline seal neid vettehüppeid teostada. Nii et reservfondi oleme kasutanud 4824 € ulatuses ja jääk on praegu siis 40 176 €. Minu poolt kõik. Aitäh ettekandjale ja toimu liikmed, kas on küsimusi? Ei ole. Seega siis on hääletada, kes on siis 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamise poolt, vastu või erapooletuks. See peaks sellest enne olema. Ei anna oma hinnangut. Kas revisjoni seisukohta ei ole? Revisjoni komisjon, milleks te olete see läbi vaadanud, ilmselt olete? Ei no vaatasime jah, sai siin päeval ka protokoll saadetud, aga aus olla, siis oli väga põhjalik aruanne ja ei olegi midagi ette heita, eks see on reaalsus ja mingeid erilisi vigu ei leidnud, nii et suunasime ka kinnitamisele volikokku. Kui asja tuleb. Aga kohe saab 2 minutit täis, et sulgeme hääletuse. Ja tulemused tuleb. Nii, hääletus on lõppenud tulemusega poolt 13. Vastu 1, erapooletuid ei ole ja hääletamata jäi ühel volikogu liikmel, seega siis on see otsus vastu võetud. Nii, liigume edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on Tagumaa veekatastriüksuse tasuta omandamine ja ettekandjaks majanduskomisjoni esimees Margus Kustala. Tere, on nüüd kuulda? Jaa, väga hästi, palun. Et sellega on see, et see tee on omal ajal mõõdetud kellegi maade sisse ja nüüd on siis avaldanud soovida meile tasuta üle anda. Ja kuna selle tee peal on ka üsna suur liiklus, siis komisjoni sees läbi ja toetasime seda. Õige. Nii, head volikogu liikmed, palun, kus on küsimusi? Kommentaare ei paista olevat. Palun sellisel juhul hääletada, kes on otsuse poolt, vastu või erapooletu. Sulgeme siis hääletust.
hääletus on lõppenud tulemusega poolt 15, vastu erapooletuid ei ole, seega on otsus vastu võetud. Nii, liigume edasi, järgmine päevakorrapunkt number 7. Vallavara võõrandamine Luige Niigu kinnistu Lahekülas, ettekandjaks majanduskomisjoni esimees Margus Kustala. See on käinud meil nüüd äkki 4 korda müügis, aga ei ole huvi tuntud ja komisjoniga leidsime, et äkki me olime liiga optimistid selle hinna seadmisega, et hetkel pakuks 48 000 alghinnaks määrata. Kas on küsimusi? Palun. Küsimus ei ole, et kuna komisjonis tähendab vallal soovitati ja komisjon otsustas ja ka valitsus on otsustanud, et kõik hinda alandatakse 20%, et siis ja kuna need asjad on juba oksjonitel nagu tükk aega olnud, siis et mitte kiiruse pärast, aga et võtame kinnistu ja hääletame lihtsalt. Nii on nagu mõistlik on, et nad on mitu korda oksjonitel olnud. 20% ja kõiki hindu alandatud, täpselt 20%. See nii on, aga ma igaks juhuks ikka küsin üle, võib-olla keegi tahab kommenteerida midagi, täpsustada, aga palun siis, kui praegu selle päevakorrapunkti juures või selle Luige Niigu kinnistu osas küsimusi ei ole, siis palun hääletada. Jah, see märkus oli tõesti 20% on siis nendel kõikidelt järgnevatelt nii ka allapoole toodud ulatuses. Nii, hääletanud, sulgeda, ma ei ole ka isanud, vabandust. Minuti ja kui selle jooksul siis sulgeme. Hääletus on lõppenud tulemusega poolt 12, vastu 3, erapooletuid ei ole, otsus on vastu võetud. Järgmine vallavara võõrandamine Lümmatimäe kinnistu Lümati külas. Kas ettekandja Margus on midagi kommenteerida? Ega mul ei ole, et oligi tegelikult kõigil nendel, mis tulid, et 20% hinda alandada ja seda ka komisjon toetas. Ja siin oleks hinnad siis? See oli nüüd Lümmatimäe oleks 23 200. Selge. Aitäh, küsimusi on? Mul on ainult kommentaar selle, et ma saan aru asjast, et see läheb sinna oksjoni keskkonda ja teoreetiliselt, kui selle vastu huvi tunneb või tunneb mitu seda, kes tahaks seda omandada, siis on võimalik, et see hind veel ka tegelikult tõuseb, see on alghind. Et kui tuleb suur huvi, ei tea. Nii, kas on veel küsimusi või repliike? Tundub, et ei ole, palun siis hääletada. Poolt, kes vastu, kes erapooletud. Kõik on hääletanud, siis hääletus sulgeda. Hääletus on lõppenud tulemusega poolt 12, vastu 3, erapooletuid ei ole, seega otsus vastu võetud. Liigume edasi, päevakorrapunkt number 9, vallavara võõrandamine Puhkuse kinnistu Ninakülas. Nii, Margus, ettekandja, palun. Ega mul seal midagi eriti juurde rääkida ei ole, et hinnaks pakkusime 24 siis. Enne oli ta 30. Selge.
nii, aitäh. Kas on küsimusi, kommentaare? Ei ole. Palun siis hääletada, kes poolt, kes vastu, kes erapooletu. Hääletus on lõppenud, tulemusega poolt 12, vastu 3, erapooletuid ei ole. See otsus vastu võetud. Järgmine vallavara võõrandamine Põhjaraha kinnistu Võtalevikus. Ettekandja Margus, palun, ütle, mis hinnaks. Põhjarannale sai 92 000. Nii, aitäh. Kas on küsimusi? Repliike? Ei ole. Palun siis hääletada. Poolveeli üle. Siis hääletanud. Hääletus lõppenud, tulemusega poolt 15, vastu 4, erapooletuid ei ole. Otsus vastu võetud. Ja edasi päevakorrapunkt number 11, vallavara võõrandamine Tagala kinnistu Ümati küla. Nii, Margus, palun. Nüüd on meil Tagala, jah? Tagala, jah. Tagala hind oleks 7200. Nii, küsimusi, kommentaare ei ole. Palun hääletada. Nii, aitäh. Hääletus on lõppenud. Tulemusega poolt 12, vastu 3, erapooletuid ei ole. Seega on otsus vastu võetud. Edasi, järgmine päevakorrapunkt, vallavara võõrandamine Tartu maantee 21B kinnistu Aatski Jalevik. Nii, ettekandja Margus, palun. Et selle hinnaks siis kujuneks 15 200. Selge. Palun, kas on küsimusi, kommentaare? Ei tundnud olevat. Palun siis taskelt hääletada volikogu liikmetel. Hääletus on lõppenud, tulemusega poolt 12, vastu 3, erapooletuid ei ole. See on siis vastu võetud. Päevakorrapunkt number 13, vallavara võõrandamine Võrguranna kinnistu Kasepää Alevik. Nii, ettekandja Margus, hinnaks? Hinnaks oleks siis 60 000. Kas on küsimusi? Replikke, kommentaare ei ole. Palun hääletada.
hääletanud. ja hääletus on lõppenud tulemusega poolt 11, vastu 4, erapooletuid ei ole, seega on ka see otsus vastu võetud. Päevakorrapunkt number 14, vallavara võõrandamine Ööbik Küllistu Metsakivi küla. nii alghinnaks pakutakse 7200 oleks sellele. aitäh. kas on küsimusi, kommentaare? ei ole, palun hääletada. hääletus on lõppenud tulemusega poolt 12, vastu 3, erapooletuid ei ole. see otsus on vastu võetud. siis viimane vallavara võõrandamise punkt number 15, Palaküla Kingu 1-6. palun, Margus. see on siis alal endine õpilaskodu püstatatud. arutasime seda ja esialgu mõtlesin, et prooviks siis kogu püstatud müüa. kuna seal on korterid ja kokku ehitatud ja korteri kaupa müüme läheb üsna keeruliseks. peaks korruse kaupa müüma. ja hinnaks pakkus 49 000. nii, kas on küsimusi, kommentaare? ja minul üks küsimus ja praegu kinnisvaraportaalis üks korter Palakülas ja üks korter maksab 30 000. siin praegu 6 korterit ja hinnaga 49, võib-olla see on natukene vähe. aasta otsa müügis praegu. tal ei ole nagu. kus ta müügis on, siis on esimene. see alles läheb nüüd, see läheb müüki nüüd. see hindaja poolt. see ongi see oksjonikeskkond, et see on täiesti teine asi. Oksjonil, kui on huvi, siis võib tõusta see 2-kordseks või 3-kordseks. ma tean väga hästi ja, aga kui juba 20% alla, proovida müüa, et äkki me saame kellegi, kes tahaks näiteks majutust pakkuda. ma ise mõtlesin ja mina olen tegelenud see kinnisvara müügiga ja võib-olla, ma ei tea, kas meil on selline võimalus või ei ole, võib-olla küsida maklerit. võib-olla makler aitab meile 20% see hind hästi suur ja see hea makleri büroo või hea makler võtab vähem. ja see on, see kinnisvara, see on samad rahad. hindaja poolt hinnatud. aga siis nad aitavad tegeleda müügiga, mitte ainult auktsiooni. see hind ongi tegelikult hindaja poolt nagu välja pakutud praegu. ma saan aru, et 20% see suur summa. väga korralik asi. ma kontrollin seda, kuidas see käib. praegu võib-olla see 49 just meelitabki nagu juurde. see on hind, kui juba 20% odavama ei tea. see ei ole 20%, see on esimest korda. ja 6 korterit 49 000 ja 6 korterit 49 000. kui kinnisvara.ee üks korter Palakülas praegu maksab 30 000. see on kingitus. see on korterköögi. no see kui ausalt ütlen teile, praegu ma räägin nagu see on minu raha ja minu korter ja minu kinnisvara. kui ma tegelen oma kinnisvaraga ja siis ma võtan keskmine hind. kas sa seda varakeskust, seda oled ka jälgid, et minu arust seal on nagu väga hästi toimib. 6 korterit 49 000, see on kingitus.
ega 49 kohas keegi ju ei müü. Alghinnad ei pruugi seda üldse müüa. ma saan aru, et need korterid võib olla remontimata, aga see on süsteemi pool hinda, no kui 6 korterit ja no paneme 70 000, 80 000, mitte selline summa, sest see on meie valla raha. Püstatus on toad teatud, ta ei ole uus korterit. Ma lisan see juurde nii palju, et need korterid on renoveeritud ja need on renoveeritud nagu korruste kaupa. Seal on üks elektriliitumine, et me peaksime kõik need 6 korterit siis eraldi elektriliitumise välja ehitama. Need korterid on läbikäidavad. Seal ei ole praegu, et nad on küll registris korteri omanditena, aga nad ei ole vormistatud meil korteri omanditena nii, nagu me oleme ehitanud. Oleme ehitanud selle nagu ühiselamuks. Ja täna on indikatiivne pakkumine maakleri poolt, see alghinnaks 49 000. Aga jaa, see on muidugi teie otsus, et kuidas me sellega edasi läheme, sest praegu see on see endine õpilaskodu, mis on seisnud siis meil juba aasta aega selliselt, et me maksame kütet ja ta on väga heas korras. Seda oleks väga patt nagu lihtsalt laske seista. Ja tegelikult me ootamegi siia võib-olla turismiettevõtjad, kes seda majutust pakuks. See on väga korras püstak. Siis võib-olla on vaja mingi tingimusi seda. Mitte niisama müügile panna. No see on praegu alghind, et me ei müügi selle hinnaga, see on alghind. Ma tean, et ta alghind, jah. Ma tean. Et võib-olla see nagu selgitab. Kas on keegi veel soovib kommentaarida? Ma kommenteeriks ka natuke jah, et see hind sõltub ikkagi piirkonnast ja maja üldisest seisundist, sest tegelikult see kortermaja väljast visuaalselt ei näe kuidagi hea välja, lisaks ta ei pea sooja. Teiseks on seal läbi kukkunud küttesüsteem, et ma ei suudakski rohkem küsida selle püstaku eest raha. Sest seal tuleb arvatavasti päris suured ümberehitused teha, maja renoveerimine, soojustamine, küttesüsteem, et uuendused, et seal on päris palju investeeringuid lisaks, et tuleks proovidagi niimoodi, jah. Ja siin võib ka kujuneda üks oht, et kui seda kortermaja nüüd tervikuna käsitleda ja oli siin kuulda, et vald annab siin võimaluse kõigil üürnikel seda siis ka võib-olla välja osta, aga siin tekib see oht, et kui nüüd üks trepikoda või püstak on ühe omaniku käes, siis tekib nii-öelda väike üleolek, et mismoodi see maja saatus tulevikus välja võib näha, et võib takistada, kui sinna tuleb mingisugune OÜ sisse, siis noh, ütleme, et maja renoveerimist võib takistada tulevikus. Aga muidu hind on vast jah normaalne, ma ei oska midagi muud öelda. Aitäh, Peeter. Aleksander ka, palun, on käsi püsti. Ja, tere kõigile. Mul on küsimus, majandusosakond oskab öelda, kui palju me investeerisime valla eelarves sinna remondi raha kokku. Minu meelest seal iga korter läks maksma 14–20 000 remondiraha. Õpilaskoju küll ei ole. See ei ole õpilaskoju. Ja siis see tähendab seda, et me investeerisime sinna mingi 100 000, aga nüüd müüme alghinnaga 49 000. Ja mõni saab kinnitus. Kas see õpilaskodus ei ole? Õpilaskodus ei ole. Teised korterid on... Teised püstakud. Teised püstakud, mitte see. Järjest iga aasta ei remontisime. Õpilaskodu ei remontitud. Ega kõik investeeringudki seal, ma võin ka majas investeerida 100 000, aga sellepärast 100 000 kallimaks maja ei lähe. Kes kuidas majandada? Ja kus kohas? Ja on selge see, et kui sa teed kodus remonti ja kõik kulud kokku lööd, siis sa ei saa seda tulevikus ostjalt sisse nõuda. Kinnisvarale jääb ikka oma väärtus, mitte see, et sa sinna
kuldriiulid paigaldatud, noh. ei no see õpilaskodu oli juba Pala valla ajal ju Ei, korrastatud, see on praegu on juurde siis pandud sinna. katus oli eraldi. praegu oli see õpilaskodu ju tehti korda Pala valla ajal, mitte siis, kui oli. mina mäletan, me remontisime neid korterid selle, et Need on teised korterid. palun, Kalev soovib. Et kui mälu mind ei peta, see oli 780 000 krooni, jagame 15,6-ga, see teeb 50 000 eurot oli see investeering sellesse ruumidesse sellel ajal. Pala valla ajal. See number on õige, 780. 16 aastat tagasi. nii, aitäh, kas on veel kommentaare? Panen hääletusele. Just. Kui ei ole, jah. Ma hean käega, et sama küsimusel minu voolist läks välja. See sama võimalik teema. Täpselt sama teema läks välja. Volisest teada välja. Mine ise uuesti. Palun hääletada ja kui on abivaja siin arvuti, mis on Irina, siis saame abi pakkuda inimese toe poolt. Aga palun, siin on erinevaid arvamusi kõlanud. Sama asi, koduspäev. Volikogu liikmetel on nii-öelda teadmist juurde tulnud, palun siis selle teadmisega teha oma poolt, vastu või erapooletu hääletus. Nii, ma saan aru, et kõik on hääletanud, aitäh. Tehnilised viperused on kõrvaldatud. Hääletus on lõppenud tulemusega poolt 11, vastu 4, erapooletuid ei ole. Seega on siis otsus tehtud. Aitäh ja oleme jõudnud viimase päevakorrapunkti juurde, milleks on siis informatiivsed küsimused ja ma annaksin sõna vallavanem Tiina Koemetsale, palun. Kes on virtuaalselt veel, palun ärge lahkuge, volikogu istung ei ole veel lõppenud, juba vaatan, et ruumis viibijad küll, hääletada enam vaja ei ole, aga nii palun, ei tööta. Siis selle kohta.
aga räägi siin, siis saab järgmise ette panna. Kas teised väljastpoolt näevad? No nii, et tere uuesti minu poolt ja annan vallavalitsuse poolt ülevaate. Meil on siin väike viperus, aga ma katsun hakkama saada. Ja hakkan siis pihta Kallaste keskväljakust. Et 10. juunil lõppes esimese etapi esimese osa hange. Ja hanke võitja sellele kaldakaarele ehitusfirma Kivikuvand OÜ. Temaga me oleme maha istunud ja oleme kokku leppinud, et tulenevalt seadusest siis saame lepingu sõlmida 14 päeva pärast. Ehk siis 2 nädala pärast saame lepingusse minna. Ja kogu see summa on 532 205 eurot, millest siis 270 000 tuleb maakondlikust rahastusest. Tööde teostamise tähtaeg on 20. oktoober sellel aastal ja ehitusekspertiis on ka sõlmitud, koostatud. Ja esimese osa hange koosneb põhiliselt siis sellest kaldakaarest, järvele vaatega platvormist ja mõned meetrid üle Võidu tänava. See on ka kõige kallim osa selle metallkonstruktsiooni tõttu. Teises osas saab teha juba rohkem ja see ulatub siis keskväljakult üle Oja tänava kuni praeguse bussijaamani ja teise osa rahastuse planeerime siis kvaliteetselt kätte saadavad teenused, mis on Euroopa rahastus. Ja siin ütleb seda sama, et keskväljaku osa ja juurdepääsu teed, uus bussijaam ja see ehitusprojekt on meil ette valmistatud raha taotlemiseks. Ja jaanuaris 2025 valmistatakse ette taotlused, koostatakse ka ehitusprojekt kalda trepistikele, kus on siis keskväljaku osa see pandus ja astmestik ja tüüptrepp. Ehk siis see nüüd selle vaateplatvormi kõrval alla tuleb trepi osa. See hõlmab siis sellist pandust, mille abil saab siis ka ratastooliga ja lapsevankriga nagu alla järve äärde minna. Järgmine teema on Kallastele uus kauplus. Et oleme siis 5 toidupoe ketiga ühenduses olnud ja läbirääkimisi pidanud ka Coop juhtidega Kallaste ja Poosapoodide kvaliteedi parandamise osas. Ja kõik nad ootavad siis kirjalikku pakkumist ja pakkumise teeme tegelikult 6-le, Maxima ei ole meile küll vastanud, aga Coop, Krossipood, Selver, Rimi ja meie toidukaubad ootavad kõik pakkumist ja siin pildile nüüd näha sinisega on märgitud. Lisaks on sinna siis veel see Oja 13, siit ta ei ole sinisega, aga see osa siit on ka pakkumises, aga on siis välja pakutud praeguse Coop kaupluse vastas krunt, siit tema vastas üle tee, siis vabaks jääb praegune bussijaama kinnistu staadioni vastas ja siis selle teelahkmes seal üleval kolmnurgas on siis meie kinnistu, mis siis pakub huvi. Mänguväljak. Ja mänguväljak läheb majade vahele, mänguväljak ongi praegu teede vahel seal, see ei olegi nagu õige koht. Mänguväljak läheb siia, sinna ülesse, kus on sama suur ala, aga toob lapsed tegelikult majadele lähemale, tee äärest ära. Ja kiri läheb välja nüüd juba sellel reedel ja anname siis 6 aega nagu huvi tunda ja need kinnistud, mille vastu siis huvi tuntakse, alustame
detailplaneeringuga. Coop soovib meiega kohtuda ka septembris, vaatamata sellele pakkumisele. Ta tahab meile anda tagasisidet, mis plaanid tal on üldse meie vallas oma poodidega, kuidas ta neid uuendab ja kuidas ta neid parandab. Meil oli väga meeldiv tunniajaline vestlus nende kontoris. Ja teised Peipsiääre valla projektid. Et tegeleme ka päikesepaneelide roheenergeetika kompetentsikeskuse maakondlik projektiga, mis siis on Alatskivi lasteaia katusele mõeldud päikesepaneelid ja autolaadija läheb sinna juurde. Kui te mäletate, siis volikogus me käisime, selle maksumus oli, mida me pidime arvestama, maksimaalne 45 000, aga nüüd on see oluliselt hange, tuli meile odavam, see on 22 000 eurot. Et see on ka positiivne, samas me ei saa sinna sisse lülitada maksimaalselt näiteks päikeseenergia kogumise pauki sinna juurde, sest see nüüd läheb lepingust välja kahjuks. Aga päikesepaneelid sinna katusele kindlasti tulevad, nii nagu oli planeeritud. Siis kaasav eelarve 2024 viidi läbi siis rahvahääletus ja võitjad olid siis Alatskivi madalseiklusrada. Siin nüüd pildil on siis näha ka kollane suurem laik on siis, kollane suurem laik on siis see kaupluse juures olev see ala, mis siis valiti välja, teised 2 ala olid ka, mis olid kõne all, aga koha peal käidi siis pärast vaatamas ja otsustati ka rahva ja kes siis nagu võitja oli kaasas ja leidsid, et see on kõige parem koht. Ja teine võitja on siis Alatskivi siselasketiir. Praegune pilt on siin ka siis üleval näha, et milline ta seest välja näeb. Selles ruumis on varem olnud lasketiir ja seda saab kohendada ja ta vastab nõuetele. Et see on ka väga hea rahvaalgatus. Ja esitasime Peipsi kalanduspiirkonna arendajate kogule järjekordselt, et proovime jälle, et me oleme 3 korda sinna seda esitanud, et purskkaevu saada Alatskivi järvele ja raha pidi olema piisavalt palju, et tuleb lihtsalt nüüd oodata, et meile seekord õnn naeratab ja me selle purskkaevu siia saame. Oma osalus on siin 10%. Nii, samuti toimus meil juba 7. ettevõtlus mentorklubi kohtumine. Viimane nüüd oli siis 13. juunil Rannamõisa Puhkekülas, kus siis meid külastas Eesti Maaülikooli teadus- ja arendusosakonna juhataja Andi Pärn ja kõneles sellest, mis on koostöövõimalused Maaülikooli ettevõtjatega. Et oli väga kasulik ja see materjal on meil kõik kodulehe peal üleval, et võite tagant järgi vaadata ja tutvuda, et kui teil on mingeid materjale vaja välja töötada või mingisugust muud abi, mis Põllumajandusülikool saab pakkuda ettevõtjale koostöös, siis tasub kindlasti sinna vaadata. Siis ma tõin välja teile investeeringud piirkonniti, et kuidas on aastast 2021 kuni 2023 tehtud investeeringuid piirkonniti. Siin on siis näha, et Alatskivi see tordilõik on kõige suurem, 2 540 000. See on meil teada, et see on see 3 kultuuriprojektiga seotud pluss tervisekeskus. Ja samuti on Kolkia osa päris suur seoses ka selle investeeringuga. Järgmised siin ongi väiksemate summadega Pala, see on põhiliselt kooli ja lasteaiaga seotud. Rannal oli siis see rahvamaja.
kallastele oleme teinud ka neid rannas atraktsioone ja pargi alla. Samuti on nüüd veel, siin on 247 000. Koolimajas vahetati katel, siis vahetati ka sööklas midagi, et siin on need, ma ei ole eraldi neid summasid välja toonud, aga kui kellelgi on huvi, siis ma võin need teile saata. Kas veevärk ja kanalisatsioon sinna ei lähe? Praegu ei ole siin sees, 2023. Jah, 2023. Kas see pole viimase 3 aastat? Jah. On ikka ju olnud seal vee ja kanalisatsiooni rajamist? Selle vee ja kanalisatsiooni eelmisel aastal nad tegelikult Kallastele investeeris Emajõe veevärk. See ei käinud läbi meie, et meie saime tegelikult nii-öelda vallale aktsiaid selle summa eest, mis me siis 30 000 sinna panustasime. Et investeering oli, aga mitte läbi valla? Jah, just. Jah, need on nüüd valla rahastus. Ja kui kooli eelarve, kool oli kinni pandud ja ainult kooli eelarve oli 300 000 aastas ja praegu Kallaste linnas ei ole lasteaeda, ei ole kooli, ei ole mitte midagi, ainult raamatukogu, aga ikkagi see on linn. Ja see on linn ja loomulikult. Et kui keegi tahab nüüd täpsemalt, mis seal täpselt sisaldab, siis ma saan selle nimekirja saata. Nii, siis tõin meie selle kodulehekülje ja tõin kollasega olen ümber tõmbanud, mis on meil siis väike nupukene tehtud, et käimasolevad arengud. Et siia alla, see on täna tekkinud nupukene, et siia alla me hakkame koondama neid tegevusi, mida me siis parasjagu just teeme. Siit leiab siis juba 3 tegevuse kohta on lasteaedade ühendjuhtimise alla viimine, et kuidas need kohtumised välja kujunenud, kuidas on tagasiside, need protokollid tulevad ka siia juurde veel, et kui te siit edasi lähete, siis saate kõik selle info sealt kätte. Siis on Kuvakese kohta, ehk siis meie Kultuuri Vabaajakeskuse kohta tegevused ja samuti Kallaste keskväljaku kohta hästi palju materjali. Ja me hakkame järjest siia nagu tekitama ka teisi neid arutelusid, mis siis meil sellised aktuaalsed on. Siis ma pean 2 nuppu vajutama, sellepärast siin natukene. Meil on, kuidas meil näeb välja siis meie rahvastikuliikumised 2024. Elanike arvu muutus kuude kaupa. Ja siin pildil on näha, et me oleme iga kuu miinuses. Ja meie miinus on tänaseks -45 inimest. Meil on saabunud aasta algusest 69 inimest, lahkunud on 96 inimest, sündis 14 inimest ja suri 34 inimest. Ja see kõik kokku annab meile -45. Nii. Siis meid külastas RIA, Riigi Infosüsteemide Amet. Ja ta teeb valdades järelevalvemenetlusi, et kui turvaline ja kuidas me juurutame vallavalitsuses seadusest tulenevat infoturbestandardeid. Ehk siis selle lühend on AIDS. Ja meil see protokoll on veel tulemata, aga kõhutunde järgi saab öelda seda, et nad olid päris rahul meiega, et me olime alustanud kõikide nende tegevustega. Me ei olnud küll nii kaugele jõudnud, kui seda standard ette näeb, aga meie valmisolek ja kõik need baasasjad on meil loodud selleks, et siit edasi minna. Ja kuidas meie need võrgud on tagatud, et meil oleks turvaliselt kõik info käsitletud. Meie partneriks on Kaughaldus OÜ ja Kaughaldus oli ka kohal ja vastas küsimustele, et kaughaldusega meie kogu see info üles ongi ehitatud.
ja kohal käisid siis järelevalve eksperdid. Ja meil on ka kohustus endale tellida audiitorkontroll, et saada siis hinnang selle infoturbenõuete vastavuse kohta. Nii, siis 19. juunil 2024 sündis siis Peipsiääre valla kultuuri- ja vabaajakeskus. See on tema sünnipäev, see on siis registreeritud ja on ära toimunud, nagu ma ennegi ütlesin, avalik konkurss Peipsiääre valla kultuuri- ja vabaajakeskuse juhataja ametikoha täitmiseks. Kandideerijaid oli 8 ja 2 pääses siis edasi järgmisse vooru ja järgmine voor on siis kohtumine töötajatega, kõik, kes siis on valmis Kuvakesse tööle tulema. Meie oleme kõigile need võimalused loonud ja andnud, samuti ka varapiirkonnas kultuuritöötajad, noorsootöötajad, samuti ka sporditöötaja, see on nende enda valik, et kas nad nagu tulevad aga nendega on arvestatud. Ja praegu oli küsimus, et varal ei toimu midagi, siis ma mõtlen, et praegu Vara sihtasutus Sport tegutseb. Et ka juulikuus ütlesid nemad, et nemad töötavad ja uksi kinni ei pane. Et see oli viimane info. Nii, sotsiaalvaldkond. Sotsiaalvaldkonnas on siis alates 1. juunist on vaadatud üle teenuste hinnakiri. Ja teenuste hinnakiri, ma võib-olla näitan seda kohe järgmise slaidi peal, et kui te valite valdkonnad, sotsiaal- ja tervishoid, sotsiaalteenused ja koduteenused, et siin on hästi palju muid teenused, üldhooldusteenus, tugiisikuteenus, täisealise isiku hooldus, siia tasub igal juhul vaadata, aga koduhooldusteenused olid meil, hinnakiri oli meil väga teiste valdadega võrreldes maha jäänud. Ja meie hinnakiri, ma toon lihtsalt teile ühe näite, seda hinnakiri on siit raske nüüd praegu lugeda, aga kui Tartu vald, meie kõrvalvald, et kui külastatakse paketiteenusel üks näiteks inimest 4 tundi nädalas, siis meie hind oli enne kõikus seal 5–7 eurot. Täna on selle hind 20 eurot kuus ja Tartu vallal on see 40 eurot kuus. Ehk siis ma tahan öelda seda, et need hinnad ei ole sugugi väga-väga kõrged. Pigem on see, et me oleme nagu korrastanud oma hinnakirja ja ütlen ka seda, et inimesed ei ole ükski sellelt teenuselt ära kukkunud, et kõik on oma teenuslepingut pikendanud. Siis tulen siia tagasi. Meil alustas noorte heaolu spetsialist Marina Reinsalu, kes siis on tolli projekti järgi meie struktuuris. Mäletate, et me võtsime struktuuri muudatusega, aga rahastab siis Tartumaa omavalitsuste liit seda kohta. Tema töökoormus on 0,4 ja tema siis tegeleb nende noortega, kes ei tööta ja ei õpi. Meie vallas on neid kokku ligi 50. Et neid tuleb ikkagi, nendega tuleb tööd teha. Meil on nüüd kasutuses elektrooniline avalduste esitamise keskkond kokku. Ma tean, et osad lapsevanemad juba lasteaia tõttu teavad seda ja me järjest lisame sinna uusi avaldusi juurde, et sotsiaalosakonnal ka, et nüüd sünnitoetustele on ka matusetoetuse taotlus, ei pea enam koha peale tulema, et saab teha elektrooniliselt. Nii. Majandusosakond. Lõppes siis ära Kallaste linnas ühisveevärgi ja kanalisatsiooni laiendamise projekt ja siia sai ka asfaltkate peale. Ja Kiriku tänav täielikult ja osaliselt siis staadioni, Oja, Jaani ja Sadama tänavad. Maksumus kokku 68 270 eurot koos käibemaksuga.
ja üldse mustkattega teede alla viisime veel ja korraldasime riigihanke ja kelle edukaks saime tunnistada oli Verston OÜ pakkumusega siis 24 365 eurot ja samuti kruusavedu nendele kohalikele teedele. Ka tema oli selle pakkumisega, võitis selle hanke, see on 65 148 eurot. Samuti Pala ja Koosakülas asuvate uute aiamaa kasutuste kaardistamine toimub edasi ja nende maatükkide arvele võtmine ja lepingute sõlmimine. Keskkonnas siis nii palju, et hajaasustuse programmi raames laekus meile 38 taotlust, millest siis hindamisele pääses 36 taotlust, üks ei olnud sisse registreeritud meile ja teine ei asunud siis hajaasustuse piirkonnas, et 2 tükki pidime välja jätma koheselt hindamisest ja hindamisel rahuldati siis 19 esitatud toetustaotlust kogusummas 143 671 eurot ja 79 senti, milles siis riigi ja KOV-i osa on siis 90 000, meie panus selles on 45 000 ehk siis pooleks ja 1/3 maksab ju elanik ise. Haridusvaldkonnas, et aprillikuus ja maikuus toimus siis valla kõigis 5 lasteaias töötajate ja lastevanematega arutelud, et kuidas näeks välja Peipsiääre valla lasteaed, kui viia see ühendjuhtimise alla. Meie eesmärk ei ole koostada kiiresti eelnõud, vaid pigem see, et oleks arutelu ja selline diskussioon ja kuulata ära kõik töötajad ja ka lastevanemate arvamusega arvestada ja rääkida nendest positiivsetest külgedest ja nendest kitsaskohtadest. Võin siinjuures öelda, et need 9 koosolekut, mis siis nagu läbi on viidud, on suures osakaalus, julgelt 70% on positiivsed. Pigem oodatakse seda, et meil oleks ühendjuhtimise all, kus on suurem kollektiiv, kus on suuremad võimalused, kus nähakse just töötajate poolt seda positiivset külge. Et ollakse praegu nagu killustunud, natukene nagu nurga taga, mis tuli nagu nendel vestlustel välja. Mitte küll ma ei saa öelda seda kõikide piirkondade kohta, et aga me saame sellega arvestada ja siit edasi minna, et võib-olla siis liitagi need, kes siis valmis on, viia ühendjuhtimise alla ja kui nendele nagu sobib ja meeldib, võib-olla hiljem siis saab neid ka juurde liita, et sellest ei ole midagi katki. Ja kõik arutelud ja protokollid on tutvumiseks ja kättesaadavad dokumendiregistris. Need me paneme ka selle nende arutelude nutukese alla, mis ma just enne näitasin. Samuti sport. Maikuu viimasel kolmapäeval 29. kuupäeval toimus Alaskivi Lõssijärve kevadjooks. Osa võttis 62 vaprat noort, nagu näha siin pildil. Kõik on Peipsiääre lapsed. Nii et väga tore, ma tahtsin seda pilti teile kohe näidata. Siis üldse, kuidas meie spordiga vallas on oleme 3. kohal Tartumaa 2024 suvemängude pingereas. Nii et katsuge jälgida, et võib-olla saate ka osa võtta ja võtta Priit Allikiviga ühendust, et siin on erinevaid võistluseid veel ees terve suve jooksul, et seda 3. kohta nagu hoida ja miks mitte ka tõusta sealt kõrgemale. Tartu vald iga aasta võidab, et see on ka igav. Ja kultuurist on kindlasti välja selle, et 2. juunil toimus Pala laululaval esimene Kodavere laulupidu, mis sai teoks siis Kodavere pärimuskeskuse ja Peipsiääre valla tihedas koostöös.
osa võtsid 250 lauljat ja nendest 170 olid lapsed ja noored. See oli väga võimas laulupidu. Ja et seda traditsiooni nüüd jätkata, see on kõige esimene pärandkultuuri laulupidu. Ja seda ei ole üldse kuskil tehtud. Terves Euroopas ei ole pärandkultuuri nagu rahva laulupidu. Et me oleme esimesed. Nii, aga mina tänan teid. Kui kellelgi on küsida. Aitäh. Kas on vallavanemale küsimusi, kommentaare? Ja kui ei ole, siis ma ootan teid kõiki kohvile ja tordile. Ja, aitäh. Minul mingisuguseid informatiivseid küsimusi siin jagada ei ole. Seega välja arvatud see, et järgmine volikogu istung toimub siis augustikuus, nii nagu meil kalendris on 28. kuupäeval. Selle on tänane volikogu istung lõppenud. Aitäh. Palun siis kohvile.